Head õpetajad, õpilased, Gustav Adolfi Sihtasutuse ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi hoolekogu liikmed, lugupeetud külalised. Täna saab üks suur unistus tõeks. Me avame kaua oodatud loodusainete labori, millele me oleme andnud oma legendaarse füüsikaõpetaja Vilma Kukruse nime. Me oleme koolis seda hetke väga kaua oodanud ja loodetavasti tänasest algab meile palju au ja kuulsust olnud loodusainete õpetamisel uus ajajärk. Sellist etteastus on suur rõõm ametlikult see labor avada ja loodusainetele kohaselt me ei kasuta kääre, vaid me üritame kasutada tuld. Sellega on meie loodusainete labor avatud. Ja kui sa tahad meile rääkida ka, mis seal toimub? Ehk siis kuumutuste käigus hakkab saine lagunema, mille käigus siis eraldab meil üks gaas, väga lämmastik. Siis peaks ka värvi muutma. Gaasi eraldamise käigus lendas välja ning värvi muutus tuleb sellest, et reaktsiooni käigus tekib meil uus aine, mis on siis kroomi oksiid. Räägid, miks ta nimi see keemiline kameelia? Jah, ehk siis nagu näete, ma panin siia sisse sellise lillatärmi alusel ja see muutub kõigepealt roheliseks ja siis ta peaks veel 2 korda värvi muutma. See on siis selle tõttu, et aluselises keskkonnas kaaliumpermanganaat redutseeriva reagendi ehk siis suhkru juuresolekul muutuvad kaaliumpermanganaadi oksidatsiooniastmed ja erinevate oksidatsiooniastmetega on ta siis erinevat värvi.